praegusel hetkel, kui lihtsalt soovid õiguskantsler likvideerida, mis oleks tegelikult ka rahvusvaheliselt küllaltki kummastav samm, ma pean ütlema, et siis jah, seal neid funktsioone, mida on sel juhul vaja ümber tõsta, on palju. Et alates sellest samast põhiseaduslikkuse järelevalvest, mis praegu toimib ka väga palju sellise kiire eelkontrollina ja mis säästab oluliselt ressursse, nii volikogudes, valitsuses, parlamendis, kui selleni välja, et eks õiguskantsler on ju see, kes peab minema näiteks saadiku puutumatuse äravõtmist taotlema, kes on siin mitmetes kõrgete riigitegelaste kriminaalasjades üheks oluliseks figuuriks, kes peab kindlustama, et ei poliitilistel alustel kedagi kriminaalmenetlusega ei kimbutata. Nii et tegelikult, kui hakata siin asjasse sisse vaatama, siis neid ülesandeid, mida tuleks siis kellegi teise vahel jagada ja tõenäoliselt ka hulk uusi institutsioone luua, et neid on terve jagu. Et eks siin on ju ka rahvusvaheliste konventsioonidega võetud ülesandeid terve hulk. Ja veel kord, et kui selle eksperimendi peale minna, ma küll ei näe põhjust, et miks väike riigis niivõrd optimaalselt töötav institutsioon oleks vaja kaotada, et siis tuleb rahvusvaheliselt ka ikka, ma arvan, päris palju seletamist, välja arvatud juhul, kui siis tehakse kõik need institutsioonid, mis mujal on olemas ükshaaval. Et eks see ole ju nii, et see siinne õiguskantsler on ühes ametkonnas koos, Soome õiguskantsler ja Soome ombudsman. Või siis ka Rootsis täpselt samamoodi, et seal lausa mitu ombudsmani ja õiguskantsler.